Tere, Kärt! Tere, Kristi ja tere, head kuulajad. Mina olen Kärt, mind olete juba päris palju siin näinud viimastel otseülekannetel. Ja täna on meile külaliseks fitness-treener Kristi Roosimägi. Tere, Kristi, veel kord. Tere, Kärt! Väga põnev oli kuulata, et mis sa selleks tiitliks ütled, et ahah, fitness-treener ka sobib ja... Ja tegelikult ma tahtsin ka öelda, et Muust ärikooli internetiturunduse juhi lõpetanu ka. Või on sul veel mingisugune tiitel, mis me võime sulle panna? Kuule, kui Mustiga seoses, siis tegelikult ju mõlemad, nii see internetiturunduse juht kui ka sotsiaalmeedia spetsialist, eks. Aga no tiitlitest ma siis võiksin kohe välja tuua, et eeskätt ma olen naine ja treener, sa juba ütlesid, ma veel laiendaksin seda, et ka personaaltreener ja võib-olla ka heaolutreener ja ma olen ema, ma olen koolitaja ja päris uus asi on, et ma olen nüüd ka üliõpilane. Tead, sellest ma ei teadnudki midagi. Nii, räägi sellest täpsemalt meile. No vot, õpin TalTechis Kuressaare kolledžis ettevõtlust ja elamusmajandust, et ma neid elamusi olen siin, ma usun, et juba võib öelda, et üle 10 aasta, ütleme treenerina ma olen olnud siin üle 20 aastaks, aga siis täitsa kohe selliseid üritusi ja elamusüritusi korraldanud ja tead tegelikult ega ka selle treeningu juhendamine on ikkagi ka elamuse pakkumine. Nii et nüüd ma läksin ülikooli siis seda juba niimoodi kraadi tasemel õppima siis ka. Vau, aplaus, väga tubli. Okei, ma natuke sõnatu selles mõttes, et nii tore, et kogu aeg tahadki õppida, et selles mõttes eneseareng on ju meeletult oluline meil. Ja tegelikult täna me räägime ka Kristiga täpsemalt erinevatest sotsiaalmeedia kanalitest. Ja tegelikult ju sotsiaalmeedia on nii lai mõiste ja seal on nii palju eri aspekte, aga täna siis me lähtumegi sellest, et kuidas Kristi oma sotsiaalmeedia kanaleid nii-öelda aktiivsena hoiab, et LinkedIn, Facebook, meiliturundus, Instagram. Ja Kristi, äkki räägid ka natukene, et lisaks sellele, et sa oled väga särav ja suurepärane isiksus, kuidas see sotsiaalmeedia üldse sinuga kokku läheb või kuidas see on seotud sinuga justkui igapäevaselt? Tead, igapäevaselt on ta, ma isegi ütleksin täna nii, et natukene liiga palju mõjutab ta mind, et mul läheb liiga palju aega sinna ja et ta mõjutab ikka väga palju, tuli ju väga selgelt esile, mis meil oli siin äkki 3-4 nädalat tagasi, kui Facebook ja kõik Facebookiga seotud, eks ole, Instagram, WhatsApp, kõik oli maas. Et see oli nagu selline, mul oli tegevust küll, on ju, et kooliga seoses ka ja kõike oli teha, aga ta oli siiski selline alert, et appi, et ma mingeid asju ei saagi teha, sest et mul on kõik nagu tööasjad, mul ongi hästi seotud Facebookiga, et suurem osa, eks ole, ei tea, siis mina teen Facebookis, mul on seal oma sellised grupid, kus ma siis teen online treeninguid, ehk ma teen need laivis 3 korda nädalas, mis minu jaoks tähendas seda, et oli esmaspäevane päev ja ma muudkui olin nagu valmis, nüüd hakkab trenn peale ja Facebook muudkui keris ja ma ei saanud aru, mis värk, eks ole, on ja ma ikka alla ei andnud, pool tundi ikka ootasin. Ja siis saingi aru, et ma ei saagi trenni teha ja niimoodi nagu ongi, on ju, ei saagi teha, et ma ei saanudki teha nii oma tööd. Et ma olen väga palju sotsiaalmeediast sõltuv ja täna ikkagi ütlen, et kahjuks nagu liiga palju, aga ega siin mingit sukest head nagu või paremat lahendust ka väga palju pole. Et võib-olla selles osas, mis mina kindlasti täna, kui me räägime erinevate kanalite ühendamisest, siis olen just seda email turundust võtnud palju rohkem juurde ja kindlasti siin on veel palju veel palju ära teha ja veel intensiivsemalt ja veel paremini teha seda. Aga just, et ma nüüd ainult ühest kanalist nagu ei sõltuks, eks. Aga ühendamiste mõttes siis üldse ma alustasin Kristi Fitnessiga, et see on persoonibränd ja alustasin sellega, no ma ütleksin äkki selline pool aastat enne Covidit või äkki isegi aasta enne Covidit ja põhirõhk oligi erinevate personaalsete programmide pakkumine online. Ja tegingi inimestega siis nagu meie sinuga täna, eks ole, teeme live selliseid kohtumisi. Ja nüüd, kui Covid tuli, siis tegelikult, eks ole, jäigi meil ainult see online kanal ja siis minul toimus nagu ülisuur shift. Ehk siis ma hakkasingi tegema iga päev oma Facebooki lehel tasuta laive inimestele.
ja sellest tegelikult nagu kasvas välja see, et täna ma teen 3 korda nädalas kinnises grupis tasulisi live treeninguid. Ehk ütleme, et koroona tegelikult nagu andis selle tõuke seal. Ja siit tuleb ka see, et minu jaoks nagu kõige suurem kanal, mida ma kasutan, on Facebook. Et minu klient, minu sihtgrupp on, ma võiks öelda naine nagu mina, 35+ kuni 45+. Ja isegi ma ütleks, et keskmine vanus seal on 40+, ehk siis naine, kes teab, mida ta tahab ja kes ütleme, et noh, tänases olukorras on üks, eks ole, et koroona ajal, kui palju spordiklubis käivad, kui palju ei, aga väga paljudel ei olegi võimalust, eks ole, minna, sest et ta elab kuskil sellises piirkonnas, kus tal oleks väga pikk maa minna esimesse kohta, mis nii-öelda spordiklubi nime kannab. Aga ütleme, kui me kanalite ühendamisest räägime, siis näiteks, kui miks ma tõin välja praegu selle, et see 35+, 40+ naine, siis nemad üldjuhul Instagramis nagu väga palju ennast ei eksponeeri või väga palju seal ei ole. Eks see kindlasti pole natukene ajas muutunud, aga Instagramis üldiselt on pisut nagu noorem seltskond. Ja sellepärast mina olen ka teadlikult valinud, et Facebook on minu see number 1 kanal. Ja Instagramis ma olen siis vähem. Tunnistan ausalt, et võiks seal olla veel rohkem aktiivne just postituste mõttes. Aga mida ma päris palju kasutan ja aktiivselt on Instagram story'd. Ja mul on just see Kristi Fitnessi Facebooki leht siis lingitud Instagrami lehega ja mul ka kõik need story'd lähevad siis otse Instagramist lähevad mul Facebooki. Et seda ma kasutan nagu päris palju, kui ma just Instagrami mõttes räägin, eks. Aga samal jälle postituste mõttes, siis ma hoian need täiesti lahus. Et see, mida ma teen Facebooki, seda ma ei tee Instagramis ja seal ei ole nagu üks-ühele mul postitused. Aga jah, et Instagramis ka, et teadlikult olen ta veidi nagu jätnud kõrvale, aga ma arvan, et ma võiksin ikkagi seal natuke aktiivsem olla ka. Okei, aga alati on ju kuskil edasi pürgida, on ju. Okei, tead, aga ütle meile ausalt, et kui nüüd paar aastat tagasi või kui sa tulid selle ideega välja, et teeks nüüd Kristi Fitnessi, kas sa arvasid siis, et sinu just selles tegevusvaldkonnas võiks nii suur nii-öelda tung olla, et sa nüüd hakkadki ainult sotsiaalmeedias tegutsema, et nagu sa ütlesid, praegu sa oled selles sees nii-öelda liiga palju. Et kas sa arvasid ka, kui sa alustasid sellega, et sa jõuad siia, kus sa praegu oled? Tead, ma siinkohal võtaksin selle, et olen liiga palju sees, ütleme, et üks asi on, et 2 erinevat küsimust minu jaoks, et see liiga palju sees, ütleme, et jah, elus, vaata, ma teen seal tööd, aga siis ma unustan ennast sinna scrollima. Jah, et see ju tegelikult ei ole ju ka nagu niivõrd nagu tööga seotud on ja ma lihtsalt ise peaksin panema sealt piiri, aga ta kuidagi nagu imab ennast või nagu mind enda sisse. Et see on nagu natuke teine teema, et see oli natuke liiga palju. Aga töö mõttes, et ta nii palju on, tead, see on hästi mugav. See on väga mugav. Et ma küll alati naeran, et ma isegi suudan oma kodus nagu natuke hiljaks jääda või et mul on kohe kiire on ju ka oma kodust laivi tehes. Et okei. Aga see on hästi mugav, et ma toon siia näite, et kui ma nii-öelda siis enne Covidit, enne koroonat tegin ikkagi spordiklubides nädalas trenne niimoodi, et 20 trenni nädalas, siis tänaseks sellest 20 trennist on saanud 2, see on 10 korda vähenenud. Pluss ma, eks ole, teen neid live treeninguid ja siis personaalseid siis programme, konsultatsioone, eks ole, online'is, et on hästi mugav. Kas ma arvasin, et ta läheb nagu nii suureks? Ei arvanud, aga Covid tõi nagu selle esileks. See, et need online kanalid tulevad üha rohkem, see oli ikka juba teada, see tendents on olnud sinna poole, aga nüüd on näha, et ilma selleta lihtsalt ei saa, sest et aeg on selline. Ja ma ei näe selles üldse midagi sellist halba, vaid vastupidi, see on väga paljudele inimestele tekitanud ikkagi lisaga võimalusi, lisamugavust. Ja tegelikult mugavus ongi see ju, mis me täna otsime. Ja, aga ma teistpidi ütlen ka seda, et ega need online'id ei võta ära siis seda ka vahetut suhtlemist, eks, ja väga tore on ikkagi käia ka klubis päriselt inimesi näha ja katsuda ja et mõlemad on head, et nad on olemas, nad täiendavad ka teineteist. Okay. See on nii põnev on kõike seda kuulda, et tegelikult vaata sa ütlesid, et sa tegeled nii-öelda selle fitness poolega, aga samal ajal tegelikult ma tean, et sul on ka üks teine projekt käsil,
hologrammidega seonduvalt. Tahad sa äkki sellest ka meile natukene rääkida? kas sa mõtled Holofit Zone'i? Täpselt. Ja hologramm siis personaaltreener, fitness-treener, treener. Et see on meil koos minu hästi armsa kolleegiga Silja Kõivuga on meil siis selline startup, mis on antud hetkel, ta on natukene pausil, aga see mõte ei ole nii-öelda nagu kuskile nurka jäänud. Ta lihtsalt oli eriti aktiivne meil siin võib-olla aasta-poolteist tagasi. Ja mida ma muud võin öelda, et see ongi, et kujuta ette, et sul on omas kodus on selline seade, mille sa paned tööle ja sul tekib hologramm ja sa saad selle hologrammi järgi teha trenni. Eks see on justkui siis päris inimene sinu enda elutoas, magamistoas, kus iganes sa oled. Ja sul on võimalus temaga ka tegelikult reaalajas suhelda ja tema näeb sind, sina näed teda. Et see on nagu selline, ütleme siis tulevik, mis on täna juba käega katsutav. Ja tegelikult ma tahtsingi sellest lähtuvalt küsida, kuidas selle Holofit Zone'iga, kuidas see turundamise pool välja nägi, kas kui sa nüüd näiteks oled läbinud mitmeid kursuseid, samamoodi Most ärikooli sotsiaalmeedia spetsialisti internetiturunduse ja kuidas seda Holofit Zone'i nüüd oli nii-öelda üles ehitada või sa tegid paralleelselt ka sellele turundust, et jah, kuidas see protsess oli, et kas nii-öelda uue projekti elluviimine turunduse näol oli lihtsam? Või mis kunagi seal näiteks kasutad? Mul on olnud hästi fookus ikkagi kõikide nende kanalite poole pealt, mul on hästi olnud fookus Kristi Fitnessil ja Holofit Zone'i poole pealt, kuna meie sihtgrupp oli tegelikult üldse Lähis-Ida turg ja seal ainult nagu sotsiaalmeediaga, on küll Instagram on seal näiteks, ma võin öelda, et Instagram on seal nagu number 1, on ju. Ja näiteks TikTok ja tead, ma ei teagi TikTokist rohkem, kui et on TikTok nimi, on ju, ja Snapchatid ja et me olime omavahel kokku leppinud, et selle turunduse poole pealt nagu vastutav oleksin mina, aga seda turundust nagu üksi kindlasti seal on veel väga palju ära teha. Ja siin meil on ikkagi vaja niisugust agentuuri abi, et kui sa lähed rahvusvahelisel turule, midagi pole muud öelda, kui raha on hästi suur, see lihtsalt on nii. Et mul on olnud läbi erinevate ettevõtete nüüd natukene siin ka head sellist kogemust, et kui ma vaatan Kristi Fitness, kui väike ta on ja siis mul on olnud võimalus kokku puutuda ikkagi Eesti mõistes selliste suurte e-poodidega, nende turunduseelarvetega. Ma toon teile näite, et kui on nagu 1000 eurot on ainult Facebooki päeva eelarve, see on ikkagi suur, on ju. Ma ei kuluta ka 1000 eurot Kristi Fitnessi jaoks terve kuu peale, on ju, see on ühe päeva eelarve. Siis ma ütlen siin, et see oli meil Eestis, nüüd kui ma võtan näiteks rahvusvahelises mastaabis, siis see on ka veel isegi nagu päris väike, et need mastaabid on erinevad ja kui me räägime niisugusest luksbrändingust ja et siit juba nii vähese kogemusega nagu minul on digiturunduse vallas, et ütleme kogu selle digiturunduse poolega mina olen nüüd tegelenud, jeeli saab võib-olla 2 aastat, eks. Et siin on mul veel väga palju õppida ja areneda, et kindlasti vaja kedagi nagu abiks. Et selles mõttes seda saaks teha veel, hakkame juba kodulehest, on ju, et kui sa müüd toodet, mis sul maksab 5000 eurot alates, siis sa seda sellise 500 eurose kodulehega nagu ei müü. Lihtsalt nii on, jah. Ja, et huvitav ongi teada nii, et nagu nii eri valdkonnad, et sa oled nii-öelda mõlemaga tegelikult ju seotud ja et saad nii-öelda üldise arusaama kõikidest erinevatest nii-öelda kategooriat. Aga kas nad on vaata nii erinevad valdkonnad, kui ma võtan Holofit Zone'i ja seda oma seda, sest et seal on jälle hästi palju, vaata 20-aastane kogemus ikkagi treeningutega, eks, klientidega suhtlemisega, et sealt muidugi juhtimiskogemust ka, et mul on üle 10 aasta ju juhtinud ka erinevaid klubisid, erinevaid ettevõtteid, et eks nad on ikkagi olnud kõik seotud, aga ütleme just nagu see digiturunduse poole pealt, see on jah selline niimoodi süvitsi rohkem. Vaata, üks asi on see, et sa teed postitusi näiteks Instagrami või Facebooki, on ju, aga hoopis teine teema on see, et kas sa, milline on see struktuur seal taga ja see strateegia seal taga, kuidas, mida ja millal. Ja see on nüüd nagu tegelikult see võtmekoht. Ja täiesti nõus sinuga. Aga mis sa arvad, et mis kasu toob tegelikult see nii-öelda erinevate platvormide ühildamine või ühenduses hoimine, et tänapäeval ju tegelikult öeldakse, et okei,
hoia LinkedIn, Facebook, Instagram täiesti lahus, et need on nii-öelda 3 erinevat suunda, et mis kasu seal võib olla, et tegelikult ju need peakski olema tegelikult üks selline kompott või kuidas sina seda enda nii-öelda Kristi Fitness näiteks projektist või kuidas sina seda nii-öelda tõlgendaksid? Ma arvan, et siin on hästi oleneb sellest, et millega ettevõte tegeleb ja kes on siis tema see nii, klient, eks ju. Et kui ma võtan, minul on olemas kõik need 3 kontot, Instagram, LinkedIn, Facebook, siis Facebookis mul on nii oma personaalne konto, Kristi Roosimägi konto ja siis on Kristi Roosimägi fitness konto. Ma hoian need täiesti eraldi, et mul ei ole seal samad postitused, täitsa erinevad on. Ja minu Instagrami konto on seotud nüüd selle Kristi Roosimägi fitnessi kontoga. Ja need ma olen ühendanud ja mis siin tuli ka, eks ole, välja, inimesed on ka erinevad. Väga paljud inimesed muidugi kattuvad, aga osad veedavad rohkem aega Facebookis, osad veedavad aega rohkem Instagramis, eks. Et üks asi on see, et miks nagu tasub neid linkida selles suhtes, et vaata, mina näen nagu seda linkimist sellisena, et see ei tähenda seda, et ma sama sisu panen nii ühte kui teise. See sõnum võib olla nagu sama ja see sõnum tegelikult, et see sõnum oleks sama, see on oluline just selle strateegia mõttes. Et sa võib-olla annad seda Instagramis edasi väga ilusa pildi kujul, Facebookis sa teed seda võib-olla video kujul, eks, või vastupidi, aga see on üks sõnum, aga tegelikult täitsa nagu erinevat moodi edasi antud, aga nad on omavahel, nad räägivad nagu sama keelt ja nad hakkavad teineteist täiendama. Et kui me räägime ettevõtetest, siis ju tegelikult iga ettevõte on äriühing. Tema tahab müüa, ta tahab leida endale kliente. Aga tihtipeale unustatakse nagu see ära vaata, et võtangi, teen nagu reklaami seal Facebookis, eks, et kas mul midagi muud on vaja, panen reklaami, inimesed kohe ostavad. No ei osta. Sa pead seda suhet seal ehitama, sa pead usaldust tekitama ja sellepärast on need erinevad kanalid olulised, et sa nad ühendad, et mida sa erinevates kanalites räägid. Nüüd, kui ma võtan, eks ole, Instagram, Facebook, miks mina olen valinud need ja LinkedIni jätnud sealt välja, on sellepärast, et minu lõpptarbija ongi see naine vanuses 40+, eks. Kas ta tuleb otsima LinkedInis online trenne Kristi Fitnessi alt või mis iganes fitnessi alt? Ei tule. LinkedIni profiil on mul olemas, aga seal ma olen Kristi Roosimägi. Tegin selle just, tegelikult mul oli juba varem, aga ütleme, et näiteks Holofit Zone on ju, mis meil oli siin jutuks. See on tulnud seal vägagi välja, on tulnud erinevaid koostööpakkumisi sealt, erinevaid variante just nagu selle poole pealt. Aga seal ongi rohkem see B2B, see business to business, eks. Aga kindlasti on meil ettevõtteid, kellel need LinkedIn, Facebook, Instagram omavahel kolmekesi nagu koos väga hästi toimivad. Näiteks üks näide mul on siin kohe tuua pangad või ütleme siis selline ongi employer branding, kus tahetakse just nagu seda, et kuidas sa näitad seda tööandjat. Ma toon hea näite Bigbankast, sest et Bigbangaga mul on nagu rohkem sellist, ma olen sinna süvitsi sisse vaadanud, et nendel on LinkedIni konto, nendel on erinevad LinkedIni kontot ka erinevatele riikidele ja seal nad tegelikult ju, see on üks võimalus nendel jõuda potentsiaalsete töötajatele, et leida uusi töötajaid, kuidas nad seal välja tulevad. Aga samal ajal on neil nagu Instagram on ju, mis on rohkem just suunatud töötajate nagu sisesuhtluseks ja siis neil on erinevad Facebooki kontod, aga Facebooki konto on nii-öelda nagu klientidele, kes äkki tahavad pangast laenu või mis iganeseks. Et sellisel kujul on nagu vägagi pointi 3 erineval. Minu puhul, Kristi Fitnessi puhul, nagu tõingi siin näite, mul seda LinkedIni Kristi Fitnessi jaoks ma täna ei näe, et seal oleks see vajadus. Okei, tegelikult ma etteruttavalt mainin ka kuulajatele, et paar nädalat tagasi me rääkisime täpsemalt ka LinkedInis, et kui keegi tahab, et võib vaadata, et meil on siin need otseülekanded olemas ka salvestusena. Aga Kristi, kuidas sa tegelikult edendad oma kanaleid, et kas sa jagad gruppides näiteks et laiendada nii-öelda enda brändi või teadvustada enda olemasolu, et kas sa jagad gruppidesse või kuidas sa promod või teed ainult reklaami ja kuidas sellega sul nii-öelda see suhe on? See gruppidesse jagamine on see, mida ma olen hästi palju erinevatel koolitustel nagu kuulnud, et tehke seda ja see aitab. Sellega ma vist kunagi olen äkki kuskil midagi mingis grupis jaganud, aga võt see on midagi, mida ma ei tee, jah. Et võib-olla nagu peaks,
aga kuidagi vot sellega ma ei ole kaasa läinud, mul ei ole sulle head vastust, miks ma ei ole sellega kaasa niimoodi läinud. Võib-olla mingil määral ma tunnen, et ma kuidagi nagu pressin ennast peale, aga ma tean, okei, nii tegelikult ju ei peaks mõtlema. Ja Aga see oli võib-olla, lihtsalt näide, et jaa. või on mingid teised variandid, et kuidas sina enda brändile teed seda? Aga mina kasutan valdavalt, ütleme, ikka ostud, eks ole, tulevad Facebookist ja kui ma täna küsin inimeste käest, et kuidas te olete minuni jõudnud, siis ma saan väga tihti vastuseks, et ma ei tea, kuidagi Facebook viskas sinu mulle ette, on ju. No mina selles mõttes võin aimata, et see tuli sellest Facebook ads'ist, Facebooki reklaamidest, et neid ma ikkagi kasutan ja katsetan ja erinevaid variante olen katsetanud, et jälle siin on nagu olnud põnev erinevate kontodega ka, et saad suuremate, väiksemate kontodega olen saanud katsetada ja siis saad õppida, mida nagu enda peal saab kasutada, mida mitte, mis toimib, mis mitte, eks. Et neid Facebook ads'e, aga noh, olgem ausad, eks ole, et kui sisu on kehva, ma võin ükskõik kui palju reklaami teha, aga kui ma ei ole usutav, mis ma kindlasti ka veel kasutan tagasisidet, et ma olen oma armsate klientide käest saanud väga ilusat tagasisidet ja seda head tagasisidet ma siis ka jagan sotsiaalmeedias, eks ka reklaamidena, sest et ega inimesed ju tahavadki seda usaldust, et kus ma tean, et sa oled nagu, et sinu trennid üldse mulle sobivad või on ägedad, on ju. Ja ega kõikidele ei sobi ka, aga noh, eks see lihtsalt niimoodi on, et ma proovin või ma üldiselt ma annan päris palju tasuta, ma ütleksin väärtust, et ja sellist siis sisu, millest inimesel võiks olla kasu, no treeningharjutused, videod, mõned nagu artiklid, eks, et ma loodan, et nagu vaata läbi selle hea sisu pakkumise tuleb ka nagu inimesi juurde, et võib-olla ta nägi reklaami, aga ega sa siis kohe ei osta. Et sellega ma loodan, et ma tekitan seda usaldust. Ja tegelikult see personaalne lähenemine ka, et ma olen ka tähele pannud, selles mõttes ma jälgin ka sinu sotsiaalmeediakanaleid, et ongi see nii-öelda personaalne lähenemine võib-olla, mis tõesti nagu kõnetaks. Aga kuidas sul tuleb see, vaata, mul on hästi põnev sinu käest küsida, et kuidas sulle jääb mulje sealt see personaalne lähenemine sellepärast, et vaata, kui ma kinnistes gruppides, kus ma teen neid laiveks, siis seal inimesed kommenteerivad mul pärast laivi ja mina alati vastan neile, et meil tekib seal siuke mõnus nagu vestlus, on ju. Aga see ei ole avalikult nähtav. Sellepärast mul on hästi hea sinu käest täna küsida tagasisidet, et kuidas sina näed seda, et see on personaalne? Ja, et see täpselt ongi see sisu või need pealkirjad juba, kuidas sa need nii-öelda üles ehitad, et ei ole selline väga formaalne või nagu liiga müügilik, ütleme niimoodi, et sa reaalselt ütledki nii, nagu asjad on. Ja räägidki nii-öelda sina vormis juba, selline need väiksed aspektid, aga see juba tekitab sellise sooja tunde minus. Või see, kui sa juba vestled ja väga palju, ma tean, Kristi teeb videoid, sa lisad väga palju videoid ülesse. Ja see juba tekitab sellise mõnusa tunde ja tegelikult on näha, et sa oledki ise ka nii õnnelik inimene ja see juba annab ka seda nii-öelda motivatsiooni mulle endale. Ja kõik sellised väiksed asjad, tegelikult soovitus ka meie kuulajatele on ja, et mida personaalsem olla ja reaalselt näitad, kuidas sa tunned. Et ma arvan, see töötab kõige parem ja nii leiabki ka väljaspoolt tutvusringkonda uusi kliente. Ja tegelikult siit ma tahtsingi edasi küsida, et kuidas sa leiad sisu loomiseks üldse inspiratsiooni, kuidas sa ammutad uut inspiratsiooni? Et ma ei tea, käid looduses jalutamas või kuidas? Tead, sellega on lihtne. Sellega on sellepärast lihtne, et ma olengi aktiivne või ma elangi nagu seda elu ka, et seda trenni ma ju teen kogu aeg, on ju. Lähed ise jooksma, ma teen paar klippi ka näiteks, kas või teed ette. Lähed spordiklubisse trenni tegema, teen mõned harjutused seal videodeks ette ka, eks. Või lähedki nagu sa ütlesid metsa, on ju, et ma ei lähe nagu seda inspiratsiooni otsima, vaid ma elangi selle sees ja ma lihtsalt nagu siis kajastan seda. Ja ütleme, et eks see kogemus, vaata, nii kogemus kuule üle 22 aasta ja ka koolitamiste ja nii palju põnevat on, millest rääkida. Ütleme, et kui kanalite mõttes siin blogi kirjutamine, kõik see nagu oma kodulehe arendamine, et pigem on minu puhul see, et mulle meeldivad sellised laivid, on ju, kus ma saan rääkida. Oma podcast on ka meil Silja Silleriga heaolujutud. Et seda soovitan kuulata, meil on väga põnevaid külalisi seal ka, tuntud Eesti inimesi, et heaolujutud leiab Spotify'st erinevatest kohtadest, aga näiteks ka seal see inspiratsioon, et see lihtsalt tuleb
ja see on selline igapäevaelu, on ju. Et nagu ma ütlesin, minu see sihtgrupp, kui ma mõtlen, et milline naine ta on, eks ju, mul on ka lapsed, ma olen ka see 35+, on ju. Et mis mulle meeldib, ma selle järgi võtan ka või mida mina nagu tahan, on ju. Ja siis ma oskan ka seda teistele võib-olla selles keeles ka rohkem rääkida ja seda inspiratsiooni sealt pakkuda. Sest mina iseenda jaoks olengi mõelnud, et mind motiveerib see, kui ma saan inimesi inspireerida olemaks aktiivsemad, tervislikumad, õnnelikumad, eks, et see õnd on nagu selline, no lihtsalt heatujulisemad, et ma oma slogani panin ka, et hea tujuga supervormi. Aga see supervorm, ma olen selle kolme lahti ka kirjutanud, see supervorm ei pea tähendama seda, et sa oled, ma ei tea, ülipeenike või kogu aeg on vaja kaalu langetada või see on iga ühe jaoks erinev. Aga just see, et seda teha läbi hea tuju ja mõnusa energia, et see on nagu tähtis ja oluline. Ja ma olen täiesti nõus sinuga ja täpselt see päris elu kajastamine, see ongi see, mis tegelikult hoiab ka neid inimesi sinu juures, et ei ole jah see, et nüüd ma pean täna tegema, ma ei tea, olen endale seadnud plaani, et nii 3 postitust, ma ei tea, nädalas Facebooki, sa peadki nii, ma lähen siis teen selle video ära või ma lähen siis teen selle ära, et tegelikult see ju pärast paistab ka sotsiaalmeedia vahendusel või nendest näoilmetest, et sinu puhul on jah, see nagu väga reaalne kõik. Seda on ja väga kena vaadata, aga kuidas sa jah, enda neid kliente hoiad, et teedki neid laive, sa suhtled nendega, tekib mingi arutelu, aga teistpidi Instagramis näiteks, et kuidas sa nii-öelda jah, leiad seda kontakti enda jälgijaskonnaga? Instagramis on pikk tee minna, sest nii nagu eelpool mainisin, ma ei ole sinna üldse rõhku pannud. Need teadmised ju tegelikult, et kuidas ja mida sa nüüd tegema peaks, eks. Aga tead, ma arvan, et täpselt niimoodi, nagu me rääkisime siin, et päris elu, eks. Kuidas me päris elus inimestega suhtleme? Kas sa tahad suhelda sellise inimesega, et sina ütled talle kogu aeg tere, kuidas sul läheb, aga tema ei vasta sulle mitte midagi. Ta lihtsalt läheb edasi või lihtsalt nagu vaatab sind, on ju. Et vaata nagu Instagramis öeldaksegi, et kommenteeri teisi, laigi teisi, ole ise aktiivne ja siis ollakse sinuga ka aktiivne. Ja võt see pool on minul kindlasti selline, mida peaks veel rohkem arendama, et ütle ise tere ja siis öeldakse sulle ka vastu tere, on ju. Et jah, see on pool, mida peab arendama. Facebooki poole pealt ma suhtlen inimestega just rohkem tegelikult vaata seal omaga nagu grupis, et seal on, et mina olen teadlikult pannud selle rõhu sellele, et mitte ainult nende uute inimeste nagu saamiseni, vaid nende olemasolevate inimestega hoidmine. No näiteks toon sulle näite, korraldasin laagri siin suvel, eks, mis oli ka siis Kristi Fitnessi inimestele ja muidugi kõik ei tulnud, aga suur osa nagu tuli, eks. Ja eks vaata, ma arvangi, et see, et ma seda nagu neid trenne ikka siin teen ja pakun ja nendega seal nagu suhtlen seal grupis, et see neid nagu hoiab seal. Ja siis äkki vaata need uued inimesed, kes nüüd ka satuvad sinna gruppi, et võib-olla neile ka nagu meeldib ja ka jäävad. Kindlasti ma kõigile ei meeldi ja see on ka täiesti okei, kuigi ju tahaks. Aga reaalsus on see, et mulle ka kõik inimesed ülipalju ei meeldi, on ju. Mõned meeldivad rohkem, mõned meeldivad vähem. Et see lihtsalt on nii. Ja ei täiesti nõus sinuga. Okei, meil hakkab siin aeg natukene peale suruma, aga ma küsin ka viimaks sulle, et enne me rääkisime, et sa õppisid ka Mooste ärikoolis ja tegelikult me õppisime ka koos internetiturundust. Nii väga tutvusime. Seepärast mul on ka tegelikult väga hea meel, et me siin täna saame vestelda. Ja tegelikult, mis Mooste ärikool sulle veel nii-öelda andis, et mis sa täna näiteks rakendad või kas sul klikib kohe midagi, et nii, Mooste ärikoolist oli võib-olla sulle kasu või kuidas sa leidsid mingi suuna, millega tahad edasi minna, näiteks, ma ei tea, meiliturundusega tahad rohkem tegeleda või maandumislehtedega, et midagi sellist spetsiifilisemat, et kas jäi midagi sellist ka sulle endale kõlama? Minu jaoks oli selles mõttes Moostis oli hea, et vaata, et erinevad kanalid võeti läbi, eks, et millised need erinevad seal võimalused on ja siis sa said muidugi minna veel nagu süvitsi erinevatesse, mis sind veel eriti huvitas, aga mulle nagu meeldiski see, et sai aimu erinevatest, näiteks ma toon siin maandumislehteks, et mina ennem seda ei teadnudki, et näed, et maandumisleht või koduleht või et mis nendel siis täpselt nagu vahet on või näiteks me ju seal lausa ise siis proovisime neid maandumisleht
fitnesslehti ka tekitada ja teha. Et vaata, alati ei pea kõiki tegema ise, kuigi mina teen täna Kristi Fitnessi jaoks, teen nagu kõik ise, et eks see sõltub ka sellest, kui suur sul see ettevõte on. Aga kui sa tead, mis on nende erinevate kanalite taga ja taust, kui palju tööd sinna läheb, siis sa oskad ka rohkem küsida erinevaid võimalusi, eks, mis minu jaoks ka täiesti esmakordselt ma pean tunnistama isegi, et vaata, kuidas nii oli, on ju, aga tõesti igasugune vestlusbotid näiteks ja vaata, me nendega puutusime seal kokku ja et see oli ka jälle selline, et okei, neid saab niimoodi teha ja et kuidas see kõik see võrgustik seal taga on ja et ütleme, et sellise tervikpildi nägemine, see nagu jäi mulle Mostist niimoodi meelde. Okei, väga-väga armas. Tead, aga kuna meil siin aeg nüüd surub peale, ma räägiks sinuga ilmselt tunde veel, aga see ongi hea näide, et siis sa pead meile veel siia rääkima tulema. Ja mul on nii hea meel, et sina mind intervjueerisid, et sina mind kutsusid, nii et väga super. Ja ikka, tegelikult ma loodan, meie kuulajad said ka siit paljud kasulikku informatsiooni ja tegelikult kui nad soovivad kas või, ma ei tea, mõnel tekkis äkki motivatsioon trenni tegema hakata, ja siis Kristi, kuidas nad sinuga võiks kontakteeruda või otsivad Facebookist, kuidas nad leiaks sinu kõige kiiremini üles? Ilmselt leiab igalt poolt, aga kodulehelt kristifitness.ee. Ühesõnaga jah, et kuulajad, kui tekkis mingi huvi, siis võib väga vabalt Kristiga ühendust võtta. Ja tegelikult Most ärikoolis on ka meil tegelikult uued kursused siin algamas, 11. november juba hakkab uus, et kui kellelgi on huvi, siis saab ka most.ee lehelt rohkem infot selle kohta. Tead, Kristi, aga mul oli väga tore sinuga. Minul ka, aitäh! Ja kindlasti kuulajad, Kristi tuleb veel tagasi, sest et väga palju erinevaid teemasid on veel, millest võiks temaga rääkida. Aga Kristi, aitäh sulle ja ilusat päeva kõigile! Ja sulle ka!